Tervist! Täna räägime härra Kristo Reinsaluga, osaline Invent Balticsist, kes on siis Invent Balticsi kosmose- ja lennundusvaldkonna tehnoloogia konsultatsiooniprojektide üks juhtiv konsultante ja kes on viimasel 3 aastal läbi viinud koostöös Eesti kosmosebürooga hästi mahuka kosmose lennundustööstuse valdkonna tugiprojekti. Kristo, mis projekt see selline siis oli ja mis siis õigupoolest ära tehti selle viimase 3 aasta jooksul? Jaa, tegemist oli tõepoolest väga mahuka projektiga, et 3 aasta jooksul tegelikult kaardistasime potentsiaalseid koostööpartnereid Eesti ettevõtetele, rahvusvaheliste lennundus- ja kosmosevaldkonna ettevõtete hulgas. Selle projekti käigus me kaardistasime kokkuvõttes circa 400 rahvusvahelist kosmose- ja lennundusvaldkonna ettevõtet. Tutvusime lähemalt nende hankeprotsessidega, uurisime nende erinevaid kvalifitseerimisnõudeid. Teatavasti nii lennundus kui ka kosmosevaldkonnas kehtivad üsna kõrged kvalifitseerimisnõuded. Selleks, et väike Eesti ettevõte suudaks ja oleks võimeline midagi lennundus-kosmose valdkonnas pakkuma. Selleks peavad olema sul kindlad kvaliteedisertifikaadid. Ühesõnaga me uurisime, millised on siis need nõuded, et Eesti ettevõtted pääseksid ka sellistes suurtes rahvusvahelistes hangetes paremini löögile. Aga kuidas siis see on, et kuidas siis Eesti ettevõtted tegelikult vastavad nendele nõuetele ja mis šansid nagu meie ettevõtetel siis on nendesse tarneahelatesse, rahvusvahelistesse kosmose- ja lennundustööstuse tarneahelatesse siseneda? Hetke seisuga tegelikult lennundusvaldkonnast rääkides on meil ainult Eestis üks ettevõte. Tegemist on Ionics Systems nimelise ettevõttega, kes on tegelikult, kelle emafirma asub Ühendkuningriikides, aga kellel on siis olemas lennundusvaldkonnas tootmiseks spetsiifiline AS 9100-2009 sertifikaat. Et see võimaldab siis nendel toota elektrisüsteemide juhtmeköidiseid, näiteks Rolls-Royce'ile, muuhulgas olgu mainitud, et Rolls-Royce varustab mootoritega hetkel maailma suurimad reisilennukid Airbus 380. Nii et võib oletada, et osad juhtmeköidised, millega sellised suured lainerid täna lendavad, on valmistatud suisa Saaremaa, Kuressaare lähedal. Nüüd, kui see 400 ettevõtet on kaardistatud, kas see info on kuidagi ka Eesti tehnoloogia muu valdkonna ettevõttel, kes arvab, et ta võiks sobida lennukitööstusse midagi tootma, enda võimekusi nagu vastavusse viia nende standarditega, kas ta saab ligi ka kuidagi nendele andmetele? Jaa, need andmed on väga üldselt kättesaadavad ettevõtlusarendamise sihtasutuse kodulehel. Eesti kosmoseveeb, kus siis see on siis jah, Eesti kosmoseveeb, siis lisaks kosmose valdkonna andmetele leiab seal ka lennundusvaldkonna andmed. Avades ühe sellise kaardi, ühe konkreetse lennundusvaldkonna segmendi kohta, on seal võimalik erinevaid puuharusi pidi liikudes jõuda soovitud tulemuseni. Kui nüüd lühidalt võtta, et ettevõte sooviks midagi lennundusvaldkonna, kosmosevaldkonna turule tooda, mis ta nagu tegema peaks, et need uksed nagu hakkaksid vaikselt talle nagu valla minema? Neid tegevusi on tegelikult päris palju, et ei piisa pelgalt sellest, et käia rahvusvahelistel messidel ja omada head suhtevõrgustikku, et tegelikult see tegevuste pakett on üsna mitmekesine. Ma arvan, et kõige olulisem on endale selgeks teha teatud kindlad põhimõtted, et näiteks lennundusvaldkonna puhul selline kiire kasu või kasumi ootus enamasti ei täitu. Kas on nii, et müüakse lennukitööstus ja kosmotööstus ikkagi pigem kõrgema kvalifikatsioonitasemega inimese töötundi või kuidas see nagu või kas see hind peaks olema pigem odav, et oleks atraktiivne, peaks olema kvaliteet või mingisugune järjepidevus, mis nagu vaadatakse seal esmaselt? Tegelikult on niimoodi, et nii kosmosevaldkonnas kui ka lennundusvaldkonnas on sellised teada-tuntud väärtusahelad. Ja vastavalt väärtusahelatele võib siis liigitada erinevad ettevõtted. Väärtusahela kõige ülemises otsas on suured lennukid,
lennukitootjad näiteks, kes süsteemi nii-öelda panevad selle lennuki nii-öelda kõikidest nendest juppidest kokku. Aga kus need jupid tulevad, need jupid tegelikult tulevadki nii-öelda väärtusahela järgmistelt astmetelt. Näiteks isegi üks Narvas asuv õmblusettevõte on õmmelnud istmekatteid sellisele lennukiistmete tootjale nagu Recaro. Kuna sellel õmblusettevõttel puudub vastav kvaliteedisertifikaat, siis Recaro ostis selle töö puhtalt odava allhankena. Juhul kui Narva ettevõttel oleks olnud vastav sertifikaat, siis oleks olnud võimalik küsida ka kõrgemat hinda. Aga ütleme edaspidi sellistel juhtudel on ju nii, et ettevõte saab seda tehtud tööd ikkagi oma tulevaste referentside kasutada ja võib-olla lihtsamini hankida selle sertifikaadi endale ja sealt edasi on siis juba, kuidas läheb. Jaa, kahtlemata, et on isegi osa sertifikaadid, mille taotlemise eeltingimuseks on see, et sa oled juba midagi selles valdkonnas püüdnud teha või on juba mingi konkreetne töö ette näidata. Okei, seda nüüd nende andmete poole pealt ja kuidas neid saab nendele ligi ja siis nende ettevõtetele, kellele läheneda, kes mida ostab, see info on nüüd Eesti Kosmoseveebis olemas tänu sellele projektile. Aga teil oli 12 koolitust oli vist nii kogu selle aja vältel. Mis nende koolituste poole pealt võiks välja tuua? Kas see tarkus on ka kuidagi kättesaadav tagantjärgi nendele, kes asja vastu huvi tunnevad? Jaa, kättesaadavad on tegelikult nii slaidid kui ka esimeste seminaride videosalestused. Aga kui nüüd ütleme kokku võtta, siis kokku tegelikult osales seminaridel vahemikus 30 kuni 60 inimest. Igal seminaril? Igal seminaril, valdavalt küll sellistest uuenduslikest ja tehnoloogiapõhistest ettevõtetest. Samuti osalesid väga aktiivselt meie ülikoolid ja teaduse pool. Huvi oli suur, aga kindlasti selles valdkonnas on veel tööd palju teha, et võib-olla võtta maha sellise alateadvuses olev kartus, et mis kosmos ja lennundus, et see ei ole minu jaoks, et see on mingi kõrgem pilotaaž. Tegelikult on mõlemas valdkonnas väga palju uusi võimalusi, kui otsida tegevusharusid, mis lähematel kümnenditel kasvavad, siis võib juba täna kindlalt väita, et lennundus on see valdkond, mis kasvab vähemalt järgmised 50 aastat. Teades seda, kuidas kasvavad reisijate mahud, kui palju toodetakse uusi lennukeid, siis kui sul on võimalik pakkuda mingit toodet või teenust lennundusvaldkonnas, siis sul tegelikult on sisuliselt garanteeritud üsna stabiilne rahavoog lausa järgmistel kümnenditel. Aga tähendab, see eeldab natukene ka investeeringuid ja mitte alati vähe. Kas on nendele investeeringutele võimalust natuke võimendust ka saada erinevate toetusprogrammide ja riiklike mehhanismidega, kas siis üle-eestiliste või üle-euroopaliste, mille peale ettevõtted võiks mõelda? Jaa, kindlasti on riiklikud toetusmeetmed, samuti toetab lennundusvaldkonda ja kosmosevaldkonda Euroopa Komisjon, nüüdsest on siis Horisont 2020. Sama programmi raames juhime me Invent Balticsi poolt ühte rahvusvahelist projekti, kuhu on kaasatud Euroopa suurimad lennundusvaldkonna klastrid. Selle projekti tegelikult selliseks põhimissiooniks ongi see, et võimaldada just samadel Ida-Euroopa ettevõtetel pääseda löögile lennundusvaldkonna väärtusahelates. Tänu meie projektile me pakume võimalust osaleda Eesti ettevõtetel erinevatel ärikohtumistel või äriseminaridel, mida me oleme eelmine aasta näiteks esimese tegime Prahas, teine toimus meil Prantsusmaal Marseilles, 3. oli Rumeenias Bukarestis ja 4. aasta lõpus oli Hamburgis. Et kui rääkida seal konkreetsemalt siis kas lennundus- või kosmosetehnoloogiatest või siis toetusmeetmetest ja nende projektide kirjutamisest nagu üldiselt? Ütleme ühe konkreetse võib-olla sellise üleskutsena ma tegelikult kutsuksin juba täna Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud lennundusvaldkonnas kontaktide loomisest, tulema või osalema meie järgmistel üritustel, mis toimuvad siin märtsi keskel Roomas ja teine üritus tuleb mai lõpus Poolas, kus me läheme sinna, kus asub 90% Poola lennundustööstusest. Ja meil on tegelikult, mida me pakkuda saame, meil on antud projekti Euroopa Komisjoni projekti raames
on võimalik katta Eestist osalejate kõik reisikulud, nii et see on kindlasti suur lisandväärtus, nii et sisuliselt pakume tasuta piletit lennundusvaldkonda, et seal äri teha. Okay. No see peaks olema päris kõrge motivatsioon ettevõtetele osalemiseks juba ainuüksi, et seda ajakulu nii-öelda natukene korvata. Oleksime valmis pakkuma ka Eesti ettevõttele sellist tuge ja nõustumist selleks, et esitada selliseid edukaid projekte ka Euroopa Kosmoseagentuurile. Okay. Suured tänud, härra Kristo Reinsalu, selle intervjuu ja selle pilguheidu eest. Siis kellel huvi saab lähemat informatsiooni siis teie kodulehelt ja samuti ka Eesti Kosmoseveebist. Ja, suured tänud.